Okei, läks. Ja. Hello kõik inimesed sealpool kuulde raadiost. Siin Järva-Jaani, siin Lenno Põder ja Autosert TV podcast number 2. On 6. oktoober 2023 ja meil tulevad väga huvitavad jutud. Ja väga huvitavad jutud tulevad meil täna sõidumeerikutest, sellepärast et viimasel ajal on sõidumeerikutest päris palju juttu. Tuleb neid hakata suures koguses massiliselt ära vahetama uute sõidumeerikute vastu, erinevad probleemid. Ja kutseliste autojuhtide jaoks on ju sõidumeeriku teema olnud ju läbi ajaloo väga tähtis, vaata et üks olulisemaid, nii et räägime täna siis sõidumeerikutest ja meie podcast kestab umbes tund aega ja kes vaatab meie podcasti videos YouTube'is, siis te näete, et praegu sättisin sõidumeeriku simulaatori, Smart 2 simulaatori käima, mis hakkab meie aega võtma, sätin käima ka VDO sõidumeeriku õppesimulaatori, müriseb, kuulete, ja müriseb, see on ka massimootoriga. Ja nii me hoiame asjal silma peal päriselt. Nii et, aga minu külaliseks siin täna on selline inimene nagu Siim Truusalu ja tuleb tema sellisest ettevõttest nagu Digimeerik OÜ. Osaühing. OÜ. No nii, tere Lenno, aitäh kutsumast. Vapustav koht. Ei oleks arvandki, et sellises kohas nii palju ilusat rauda võib ühes hunnikus olla, et super äge. Kiidan veel kord, enne siin rääkisime sellest, et oled ühe vahva koha leidnud ja asjade tegemiseks ja tõesti, mida paremat siin veel teha, kui sellist autondust edasi lükata ja ajaloost üles tõsta, et suur au on siin olla, aitäh. Täpselt, see on õige koht ja mulle meeldib just täna see, et täna esimest, ma olen siin juba koolitusi teinud veoautojuhtidele mitu korda. On simulaatoreid, sõidumeerikute simulaatoreid siin juba olnud, aga siin praegu podcastide ees on mul eriti hea tunne sellepärast, et nende suurte mootorite kõrval vana tehnoloogia juures on midagi väga kaasaegset tiksumus meil siin laua peal, ehk siis need Smart 2 sõidumeerikud. Nii et siin Järva-Jaanis ma tõesti leian, et on ideaalne arendada kutseliste autojuhtide sellist nii-öelda propagandat ja teha koolitusi, sest see on lihtsalt nagu niivõrd õige koht. Podcast number 2 ja siis hakkame pihta. Nii et mina küsin, sina vastad, ajame juttu, mul on omast teemasid nendest asjadest siin rääkida, mis ma olen mõelnud. Aga esmalt, kui me lähme meerikute juurde, võib-olla paari sõnaga räägid seda, et kuidas see Siim üldse mingi sükeste asjade nagu meerikutega nagu tegelema. Sa nii noor kutt, et miks sa üldse sükesesse maailma sattusid nagu sõidumeerikud? See on alati selline huvitav asi, kui oled kuskil seltskonnas. Ja siis ikka küsitakse, et eriti kuus nägu oled, et millega tegeled. Ja siis ma olen selle peale sõidumeerikut kohe välja tuua sinna laua peale valdkonnas, kes ei ole veoautojuht või ei tea, mismoodi see asi võiks üldse välja näha, siis see sõidumeeriku sõnana on lootusetu. Siis ma üldiselt ütlen, et ma olen juristiharidusega mehaanik. Mis ongi see, et koolis ma õppisin lugemist, sain juuras midagi seal selgeks ja siis ühel ilusal hetkel umbes 8 aastat tagasi tuli üks tööpakkumine, kus oli seotud sõidumeerikutega see elu. Mida aeg edasi, seda rohkem need asjad hakkasid mulle meeldima, sai seda tehnilist kogemust ja praktikat ja siis ühel hetkel lõpetasin kooli ka ära ja siis oligi juba see teadmine, et mul on suur tehniline pagas,
et ma olin neid muresid lahendanud just, mis puudutab siis sõidumeerikute poolt, et ja siis see juriidika pool juurde, mis tegelikult ongi läbi põimutud sealt, et sõidumeerik ju apnemise nii palju on, liiga palju on, teinekord see juhi valdkond on reglementeeritud ja tehtud ja see on nii tohutu keeruline, nagu sa ise ka ju tead ja teed, sest et sa teedki selle juriidika autojuhile lihtsaks ja arusaadavaks. Ja mina eile just koolitasin autojuhte ja ma ütlesin neile, et sõidumeerik on ehe näide, et füüsilisel kujul seadusandlus. Ehk siis seadusandlus, mis puudutab kuskil tekstides, aga sõidumeerik on selle nagu ehe väljendus ja see ongi nagu füüsilisel kujul seadus. Nii et meile. Just. Ja sealt see minu teekond alguse saigi. Ühel hetkel sain aru, et tahaks asju teistmoodi teha. See on siis umbes 4 aastat tagasi, kui hakkasin üksinda pihta sellega, et oli siis Siim ja tema kaubik. Paksin kõik asjad, mida võiks selle töö jaoks vaja minna, natukene veel. Panin ühte autosse ja hakkasin sõitma mööda Eestimaad klientide juurde. Ehk siis me tõime töökoja kliendi õuele selle asemel, et siis klient peaks oma aega, mis ongi kõige suurem väärtus, mis meil on, aeg saab otsa kõigil ühel hetkel ja me ei tea millal. Et seda aega me pakume neile sellega, et me tuleme sõidumeeriku töökojaga nende juurde ja siis teeme nende territooriumil valdustes selle töö ära. Ja see ongi selline innovaatiline asi, mis mulle ka nagu meeldis, et juba ise ka ammu mõtlesin, et miks see võiks nagu taatlemist teha mobiilselt, lähed kellegi juurde, miks nad käivad kogu aeg kuskil kellegi juures on ju, pannud auto käima, lükkavad lumes puhtaks, raiskavad aega, raiskavad raha, kõik see on aeg. Parem kutsun kellegi autoga kohale, taatleb mul sõidumeeriku ära või vahetab ja ma ei pea rohkem midagi tegema. Meil oli, alguses olid, esimesed aastad olid, räägin nagu oleks tohutult kaua, me oleme ju pelk 4 aastat toimetanud, aga esimestel aastatel me sõitsime puhtalt ainult gaasiautodega ka, mis tähendas seda, et iga kilomeeter, mis meie sõitsime, võtsime tegelikult ühe väikese auto tee pealt ära ja ühtlasi jäi veoautomootor käima panemata, ehk siis me sealt hoidsime ka veel meeletust kokku, et me pole seda aspekti veel rääkinud, kui rohelised me olime enne seda, kui roheline oli veel nagu popp. Et millalgi naljavilluks endale arvutasin neid 10 000 liitreid kütust, mida me olime siis kokku hoidnud vedajatele, et muidugi tanklakettide miinuseks, aga see oli see, mis me aitasime siis oma töö kõrvalsaadusena nagu meil kõigil puhtamalt hingata ja olla. Ja just täpselt see aeg, et Eesti vedaja transpordiettevõte on ju siuke 1-5 autot keskmiselt ja siis on 5-10, selliseid 25-30 pluss ettevõtteid on ikkagi pigem vähe võrreldes Euroopaga. Ja kui on 10 park, siis üldiselt ju pealik ise hakkab siis, mis hakkab tööle, ta töötab 24/7. Kui see auto jõuab tagasi baasi, autojuht peab puhkama, sest et logistika on tehtud korrektselt, õigesti, autojuht on oma tunnid täis sõitnud, tal ei ole aega siis hakata nädalavahetustel või õhtutel autosid liigutama. Ja siis on see vaene omanik on see, kes siis oma une arvelt ja kõige pere arvelt peab siis hakkama neid kohustuslikke protseduure tegema, mis üks on ka sõidumeerik iga 2 aasta tagant vähemalt. Ja siis oligi see, et nagu ma olen ka alati meie partneritele öelnud, et me ei müü mitte midagi muud kui ainult aega. Ja sellest on väga hästi inimesed aru saanud. Siuke kaasaegne uus lähenemine selles vanas maailmas. Just. Okei. Aga nüüd samm edasi. Palju sul praegu siis autosid on, mis mööda Eestimaad ringi puravad? Me oleme kokku 6 Ja iga mees on võimeline tegema kõike. Selle kõige all ma pean silmas sõidumeeriku kontroll, mis on siis kõige nähtavam osa, aga ka näiteks sõidumeeriku remont ja vahetus. Kettakabille me suudame põhimõtteliselt põllul ellu äratada uuesti. Ja digisid vahetada ka. Kõik saavad kõigega hakkama, et me olemegi sellised osavnäpud, kes muidu oli see, et tõesti, et sa ootad mingites ja meeletutes järjekordades, sest et kompetentseid tööjõud on igal pool kõikides valdkondades vähe, aga meil ongi see nišikas, mida me teeme 90% oma ajast, siis sellega me toimetame. Et 6 on täna. Ja katame üle terve Eesti, sõidame sinna, kus siis klient asub. Kokkuleppel muidugi ala saared, värgid. Ma ise olen saarlane, siis ma käin kodus tihedamini ja näen vanasid ka ja kõik see on nagu tore.
Aga palju siis ikkagi oled sa arvestanud ära, palju on sõidumeerikud Eestimaal, mis vajavad taatlemist iga 2 aasta tagant? Umbes. Kui me võtame vedaja litsentse, siis see on suurusjärk mingi 20 000 masinat pluss miinus. Aga on palju masinaid, mis ei ole litsentsi all. Ma arvan, et jällegi see on niisugune tänamatu töö, sest mitte keegi teine ei suudaks seda numbrit ilmselt välja mõelda, aga ma arvan, et see on kuskil 20-30 000 masinat, aga jällegi täpselt numbrit ei tea keegi, et laulupeo aastal on see hulk suurem, sest bussid aetakse käima ja siis, kui laulupidu on möödas, siis pannakse mingisugune paarsada bussi jälle seisma, et selliseid sesoonseid hüppeid üles alla kindlasti leidub. Aga jah, et mingi selline number võiks olla ja täna sellest kogu hulgast me vist teenindame umbes 3%. Nii et kuskil 30% on turu osa, taatlemisel, paigaldamisel isegi enam. Et seda taatlemist me saame mõõta üsna hästi, sest me teame, palju meie teeme ja me enam-vähem arvame, palju siis on neid kokku. Aga järelpaigalduste ja vahetamiste mõttes ma usun, et me teeme pooled või enamad. Et vaadata seda, mis kogused liiguvad turul ja kui palju need keskmiselt katki läheb, siis see on jällegi selline hinnanguline, et ega me täpselt ei tea, aga me arvame, et kuskil pooled ja ilmselt järgmise aasta lõpuks juba sammhaaval kasvame, et me ei ole seda kasvu seisma jätnud, et on väga palju ettevõtteid ja ettevõtjaid, kes ei ole veel meid leidnud ja meie ei ole nendeni jõudnud, sest et me eelistame ikkagi seda, kellele me juba tööd teeme ja pühendame ennast temale 100% enne, kui me hakkame järgmist vaatama. Igal juhul koolitustel, kui ma küsin, et kas digimeerikud mehed teate, siis väga palju tõstavad juba täna kätt seal ja teavad, on teenusega rahul, nii et meie ka kiidame takka selles suhtes, et kui teenusega ollakse rahul, siis on nagu lihtne takka kiita. Jah, selle soovitaja pool on alati raske olla, mis on ka jällegi minu tohutud tänu sulle ja kõikidele, kes on julgenud panna oma käe alla käenduse sellele, et on soovitanud meid, sest et ma tean ise seda ka ju omast käest, et kui sa hirmsam tunne on, kui sa soovitad ja siis keda sa soovitad, ei saa hakkama või siis ta kaob ära või hakkab jantima või see tekitab peavalu ja piinlikkust endale oma siis lähedas inimese ees, kellele sa seda julgesid pakkuda. Ja seetõttu ma olen tohutult tänulik alati kõigile, kes julgevad meid soovitada, sest et me üritame alati olla siis ka oma ülesannete kõrgusel. Ja noori on valdkonda hädasti vaja, nii veoautojuhtidena kui ka support inimesi, nii et ja igal juhul tervitatav. Jah, ehk need noored jaksavad kauem ülemal olla. Ja. Aga kui nüüd siit veel korra edasi minna, siis sõidumeerikute taatlemine. Et iga 2 aasta tagant tuleb sõidumeerikut taadelda, see on selge, aga nüüd kui vaadata peofirma või autojuhi poole pealt, neil ikka juhtub mingisuguseid äpardusi, digitaalsed sõidumeerikud on vist täna, ma ei tea, palju need kettamasinaid üldse on. Mis sa selle kohta arvad? Kui palju üldse kettamasinaid praegu nagu läbi käib sul? See on hinnanguline, jällegi numbrit ma ei oska öelda, kui palju neid on, aga vaadates seda, et Eesti keskmine vist eelmine üle-eelmine aasta see keskmine autopargi vanus oli suurusjärk umbes 16 aastat pluss miinus. Et täna hakkab see juba jõudma sinna digisse siis, et kui me võtame 16 aastat tänasest maha, jääb meil alles, palju nüüd on, 23 miinus 16, 2004, ei ole, issand, 2007 võiks olla või? 2007, jah, on küll 2007, 2000. Jah. Vaata, nii palju tulesid matemaatikaga peast ära. Matemaatikaõpetaja ratsib juukseid peast välja praegu. Aga hakkab jõudma sinna digiajastusse, et mis tähendab seda, et siis pooled on vanemad, pooled on uuemad. Pooled, mis on vanemad, need on rohkem sellised, mis on aia ääres ja ootavad seda õiget hetke, et kiviaeda teisaldada ja siis siukseid eritöid teha. Eks see rivis on ikka need uuemad, et see kuidagi jaguneb meil niimoodi turuosalt, et lõuna pool on rohkem talumaid, talunikke ja selliseid iseettevõtjaid, siis nendel ongi kettaid rohkem ja siis põhja pool on rohkem sellist rahvusvahelist ja uuemad kraami, et ilmselt see niimoodi jaotub. Kas, mis siis on need põhiprobleemid ja mured võib-olla, millega sinu poole pöördutakse? Ma ei mõtle taatlemist, on ju, aga just tehnilist poolt.
et mina olen ikka kuulnud ja näinud ja et igasugused veateateid tuleb need digimeerikutel sinna ette ja et küll autojuhid on mures, et midagi jälle vilgub seal ekraani peal, vajutavad seal okei, ma olen öelnud, vajutage okei, kui eest ära ei lähe, no siis peab edasi mõtlema, et mis on need siuksed tehnilisemad probleemid või põhilisemad, mis on meerikutega juhtunud ja võib-olla mõned soovitused või veoautojuhtidele või firmadele siit. Algus oli juba et ongi, kui vilgub midagi sul silmis seal kogu aeg, siis esimene asi ongi vajutada okki, sest see ei lähe muidu eest ära. Sõidumeerik hoiab seda nii kaua, kuni tema on siis veendunud selles, et kasutaja on seda näinud. Tema saab aru sellest, et kasutaja on näinud, kui kasutaja vajutab siis okki sinna peale. Tõsi, kui see on ühe korra eest läinud, mis iganes tekst seal on ja rohkem tagasi ei tule, siis järelikult oligi see ühekordne selle vea kirjeldusele vastav siis mure või sündmus. Kui need hakkavad korduvalt sinna ette tulema, siis peaks natukene rohkem süvenema, et mis seal siis kirjas on. Kui see puudutab juhi kaarti või töö- ja puhkeaega, siis on juhil võimalik seal sekkuda. Kui seal on auto tehnilist poolt, siis liiga palju juhil teha ei ole endal võimalik. Esimene kõige lihtsam asi on helistada, võtta kas ühendust meiega või siis, kui on väga uus pill, siis margi esindusega, et äkki nad siis raalivad selle välja. Ja kui nad ise välja ei mõtle, siis üldiselt nad võtavad ka meiega ühendust, et me siis kamba peale üritame veale selgusele jõuda, aga suuremal või vähemal määral see üldiselt lõpeb seal, et me saame selle autoga kas või korraks kokku sobivas kohas, vaatame järgi, mis seal kirjas on ja siis võtame edasi see nii-öelda raviplaani paneme paika, et kas me saame sellele jagu või ei saa. Aga enim, mis viimasel ajal on nagu silma hakanud, võib-olla see on sellepärast, et teadlikkus on tõusnud või see on sellepärast, et juhikaartide kvaliteet on kukkunud. Ehk siis juhid tulevad tööle peale nädalavahetust, paned kaardi sisse, sõidumeerik ei võta omaks seda. Või siis on öö on ära veetnud, maganud, ärkavad hommikul üles, vaatavad, et sõidumeerik on juhikaardi välja sülitanud. Et selliseid juhikaardi, kiipkaardi lugemise vigasid, mis siis omakorda, et kui ta on nüüd öösel on ta välja sülitanud, siis ta on kirjutanud sinna kas oma meelevaldselt, ongi kas siis tööajaks 25 tundi järjest töötanud näiteks. Sõiduaeg. Ma eile just analüüsisin ühe autojuhi juhikaarti, ta oli seal 34 tundi järjest sõitu, aga loomulikult ma tean, et see on tehniline rike ja kus ta tuleb, ei tea mitte keegi täpselt. See tulebki sellest hetkest tekib, kus sõidumeerik ei suuda juhikaardi kiibiga suhelda. Ja siis tekib see nagu rist sinna peale temale ja siis ta, ma ei tea, katarsis järsku ja siis ta kirjutab sinna peale, mida iganes talle pähe tuleb ja tavaliselt tuleb pähe 36 tundi sõiduaega või 72. Et mul oli eile hommikul oli mul üks Mersu, kus oli ka uus auto, aastavana ja samamoodi 70 tundi järjest sõitnud. Mõtlesin, et vaatasin, et sa näed päris värske selle moodi välja, et 70 tundi roolis, et ma nii värske ei oleks, lõpeta ära, mis nüüd saab. Midagi saanud. Vaatasime üle, tegin väljatrükki, kirjutasin peale, kontrollisin selle üle, et sõidumeerik täna töötab, meerik töötab, kaart töötab ja tegin talle väljatrükki ja soovitasin selle kaardi välja vahetada Transpordiametis. Et see ongi ainukene asi, mida teha saab, et teha avaldus, netis on kõige lihtsam, rikkega kaart ja saadetakse talle uus asemele. Ja mida siis juht tegema peab, ongi täpselt see sama, et ükskõik mis mure korral, kui ta ei saa seda adresseerida kohe, siis väljatrükk, omal käel sinna jutt juurde, selgitus juurde, kuupäev, kellaaeg, allkiri. Ja see on juba kontrollija jaoks on väga suur samm, näitamaks seda, et juht on nagu kaasas, ta saab aru, ta mõtleb, ta tegutseb selle nimel, et ta päriselt on registreerinud mingisuguse vea ja see ongi juhist tavaliselt olenemata. Ja siis ta on selle üles kirjutanud ja see annab talle sõidumeeriku rikke puhul 7 päeva aega pöörduda siis remondipunkti. Võimalusel pöördub sealt välismaalt tagasi, see ring on äkki lühem, see lõpp jäänud ja Eestis samamoodi, et keegi ei saa eeldada, et sa poole tunni jooksul remonti jõuad. Tõsi, meil rekordid on kõnest tööni minut, kui me oleme kõrval platsi peal ja kõik on võimalik, aga nagu standardis see ei pruugi nii olla, et kui öösel kell 3 tuleb viga, et siis me võib-olla minutiga ei jõua, et läheb natuke kauem aega. Aga see on üks suurimaid asju, mis siis juhte täna selle ajal minu arust segab oma töös. Ma olen ise ka kuulnud neid probleeme, et juhikaart ei funktsioneeri, tal on miskit nagu viga väga palju
et ongi viimasel ajal selline mulje, et kaardi kvaliteedid on kehvaks läinud. Noh, siuke. Käib läbi hästi palju. See hakkas pihta siis, kui aasta-2 tagasi, jälle aeg läheb nii kähku, võib-olla ma eksin, aga noh, see ongi Transpordiamet tellib oma koostööpartnerilt, kes iganes see kuskil välismaal on, ta vahetas minu arust seda koostööpartnerit ja siis peale seda hakkas jant pihta. Korra oli päris hull, siis läks paremaks, aga nüüd see on nagu jäänud mingisugusele tasemele, et noh, et loota võib, et kindlasti on seal ametkonnas on ka oma mingisugune mõõdik, et kui liiga palju on neid vigaseid asju, et siis võetakse midagi ette ja ma usun, et sellega ikka tegeletakse, et see ei ole jäänud niisama õhku. Aga noh, see võib ka olla see, et miks see meieni jõuab, on see teadlikkus on lihtsalt inimestel suurem, nad küsivad, nad tegelevad oma muredega, enam ei ole seda minna laskmist nii palju, et küll saab või et see ei ole minu asi, et inimesed on nagu targemad, veoautojuhid on targemad ja nad on targemad, sest et sa õpetad neid targemaks. Loomulikult. Jõudsimegi välja ubanina, et see käibki seal. Ja muuseas, ma olen täheldanud, et töö- ja puhkeaja rikkumisi on drastiliselt aastatega vähemaks läinud. Ühe põhjusena muidugi see, et sõidumeerikud lähevad paremaks, intuitiivsemaks, kasutajasõbralikumaks. Nad näitavad kõike meile plaani ette. Siin on ju võimatu eksida, sa näed. 40 on jäänud, 4 tunni ja 10 minuti pärast me peame lõpetama ja tegema 45-minutilise pausi sellel jutu. Hästi lihtne. Selleks hetkeks suu vahutab ka. Ja autojuhtidel on tihti lugu see tunne, et ma ei peagi nüüd enam õppima, eks on ju, mul on sõidumeerik näitab mulle kõiki ette, aga see on nagu petlik. Ehk siis, kui sa teed näiteks sõidumeeriku planeerimissüsteemile midagi ei meeldi, näiteks öise puhke ajal pidid liigutama korraks või vanemate sõidumeerikutega lähed laevale sõiduks, katkestad ära 24-tunnise või 45-tunnise pausi, et teed nagu ise reeglitena õigesti, aga sõidumeerikutest on alles vana programm, mis ei arvesta uusi reegleid. Kui seal tekib mingisugune vastuolu, siis kõik on sul tehtud õigesti, aga sõidumeerik ütleb sulle, sa pead seisma, sa ei tohi sõita. Ja nüüd, kui see inimene, kes on võtnud selle hoiaku, et mina jälgin seda, mida mulle see jumal sõidumeerikus või autos ehk sõidumeerik mulle ütleb, siis ta jääbki logistikuga vaidlema, et ma ei saa minna, sõidumeerik käsib seista. Aga siin ongi see oht, et kui seal endal reeglid enesekindlalt selged ei ole ja ainult usaldad sõidumeerikut, siis võib see olla miinus mõne koha peal. Aga laias laastus on ikkagi uued meerikud paremad kui vanemad ja asi läheb järjest paremaks. Politsei on stressis, ei olegi, peatab auto kinni, vaatab, üritab sealt midagi leida, rikkumist, ega politsei ei peata kunagi autot ju selle jaoks kinni, et lugupeetud autojuht, palun sõitke nüüd edasi ja head päeva. Tema peatab ikka nagu sind kinni selleks, et leida rikkumine, mille ees siis võimalik mingi karistus määrata. See ongi nii, see ongi nende töö. Ja sõidumeerikust on seda väga lihtne nagu välja võtta. Aga kui need sõidumeeriku rikkumised ka hakkavad üha rohkem ära kaduma, siis ta hakkab vaatama muid asju. Siis tuleb killustikule katte peale tõmmata. Täpselt nii, killustiku katted, võib-olla taga haagise rattal mikropragu kuskil, piduritega numbrimärk puhtaks. No muud asjad. Just, ja siis on... Ja. Aga vägev, ühesõnaga sõidumeerikute poole pealt ikkagi siis täna kõige aktuaalsem asi on siis Smart 2, digitaalne sõidumeerik ja siin siis ma korraks nagu loen ette siis sellise asja, et kuna on seadus selline natukene paha, et mis sunnib ettevõtteid tegema jälle suuri kulutusi, sõidumeerikud tuleb rahvusvahelises transpordis ümber vahetada teatud aegade jooksul, siis see on teatud probleem. Ma korraks loen need terminid siin ette, et kõigil oleks see asi selgeks ja siis hakkame läbi närima, et mis seisus praegu on, mida teha, mis nõu anda firmadele, et kuidas see asi nagu liigub. Ja üks Smart 2 sõidumeerikud tulid meile siis 21 august sellel aastal 2023.
Neid hakati panema siis peale kõikidele uutele sõidukitele, mis tehasest välja tulid. Nii, see on esimene siuke daatum. Nüüd väga tähtis kuupäev on 31. detsember 2024 ehk siis järgmise aasta lõpp. Ja see info on kõikidele nendele, kes tegelevad rahvusvahelise veoga, ehk nad sõidavad Eestist üle piiri kuskile poole. Läti on ka juba rahvusvaheline. Absoluutselt. Nii et 31. detsember 2024 tuleb kõik vanad sõidumeerikud, mis on toodetud kuni juunini 2019, ehk siis nad ei ole veel need Smart 1, mis tulid 15. juunil 2019. Kõik need nii-öelda vanad kettaga masinad, vanad VDO-d, vanad Stoneridge'id tuleb kõik välja võtta sõidukist füüsiliselt ja panna sinna sisse füüsilisel kujul uus Smart 2 sõidumeerik. No ikka täitsa jube, et selline asi on välja mõeldud. Et justkui nagu te peate vanad raadiod kõik välja viskama ja uued raadiod sisse panema. Televiisoritega tehti ju nii. Vaata oli ju, kadusid ära mingisugused vabalevist, mida siis pidi digiboksid no näed, autojuhtidel sama asi. Siis 19. august või no seal see kuupäev võib varieeruda, aga las ta olla. Augustis 2025, see on siis 2 aasta pärast, tuleb Smart 2 sõidumeerikut panna ka kõikide nende masinate sisse, mis täna kasutavad Smart 1 sõidumeerikuid. Ja Smart 1 on siis nendel peal autodel, mis lasti tehasest välja alates 15. juunist 2019. Ja noh, siuke nagu väiksem asi veel, millega lõpeb ära siis see Smart 2 üleminek, on 1. juuli 2026. Tuleb siis sõidumeerik, loomulikult siis Smart 2 juba, võib-olla siis on juba selleks ajaks Smart 3 ja Smart 4. Seda me ei teagi, eks on ju. Aga igal juhul kõikidele nendele masinatele, kaubikutele, mis on alates 2,5 tonni, kaaluvad 2,5 kuni 3,5 tonnistele kaubikutele tuleb ka sõidumeerikud peale panna. Nii et kui seda nüüd graafikut siit vaadata, siis tööjärg on suur ees. Jah, hirmutavalt suur lausa, kui sa niimoodi nüüd selle välja tood ja ütled, aga mis sa oskad kosta? Mis üldse praegu, ma kuulsin, et nende esiteks, mis seis üldse praegu Smart 2-dega on? Ma kuulsin seda, et masinad tulevad tehasest, aga neil pole sõidumeerikuid küljes mingil määral. Ma täpselt ei tea, ma kuulsin seda lihtsalt. Ja lihtsalt põhimõtteliselt nagu ei saagi neid panna, sest meerikud pole või mis värk nendega on? Korra oli päris siuke hirmutav lugu oli siis, kui see august 21 hakkas tulema. Ja. Selgelt oli meeles veel 2019, kui siis ka see Arukas 1 tuli siukest segadust, teadmatust, mis nüüd saab, mis nüüd ei saa. Üks tootja ei olnud veel jõudnud oma asjadegagi valmis dokumentatsiooni mõttes, Euroopa Liidu mõttes, meeletu puudujääk oli ühel hetkel õhus rippumas. Ja siis tuli see hetk, kus oli see 21 august käes, oli hommik, seisin päiksepaistes lao ukse taga ja vaatasin telefoni ja mõtlesin, et millal see esimene paanikas inimene helistab mulle sealt Transpordiameti platsi pealt, et jäin ühe päeva hiljaks oma arvele võtmisega, mis nüüd saab, kas ma üldse saan seda sõita sellega või ei saa. Aga see tagantjärgi nüüd on ju möödas lausa 1 terve kuu ja nädal või lausa 2 nädalat, 1,5 kuud. Ei juhtunud midagi. Ei juhtunud midagi hullu, sellepärast, et Eesti on nii väike. Eestil läks sellepärast hästi, et suved on nagu nii ostmise mõttes rahulikumad, see aasta teine pool on selline, kus keskmiselt vedaja vaatab juba seda, et kas ma ostan aasta lõpus, ma saan uuema aasta numbriga ta selle auto omale arvele võetud, et siis ta on ju justkui nagu värskem. Ja suvel on sellised puhkustajad ja värgid ja ei olnud seda asja käima tõmmatud. Muidugi oli muresid mingitel autodel, aga me olime nagu ise ka omal initsiatiivil just see oli esinduste mure kuupäev. Et kui nad ei võta seda reedel arvele autot ära, mis on Smart 1-ga, siis esmaspäeval peab see Smart 2 olema ja me teadsime, et meil on laos 1 Smart 2. Ehk siis, et me saime kustutada 1 tulekahju, mis tähendab seda, et me pidime eelnevalt hästi palju vett viima
nendele esindustele, et nad suudaksid oma tulekahjusid vältida, ehk siis, et nad võtaksid nende arvele enne seda, kui see kuupäev kätte jõuab. Suuremal-vähemal jaol mingisuguseid paanikaid ei olnud. Mõned väiksemad autode maaletoojad, kes esindavad võib-olla vähem tuntud marke, nendel juhtus see, et auto oli pealis ehituses ja siis ei saanud seda arvele võtta, et siis tänases vaates ma saan öelda, et umbes 10 autol oli meie abi vaja. Ja tänaseks on need kõik lahendatud, saime need sõidumeerikud kätte, see oligi see meie eelis oli, et kuna me oleme sellega toimetanud juba nüüdseks siis üksjagu meeskonna aastad on selja taga palju ja need suunad olid selged, kust tuleb küsida, kust tuleb otsida. Ja Euroopa mõttes ka suurematest riikidest me ikkagi saime tagantuste kaudu kätte neid sõidumeerikud, kuna meie soovid olid nii väikesed. Oleks ma läinud sinna 100 tahtma, siis need oleks pikalt saadetud kohe. Aga me tahtsime saada näpu otsaga ja saime. Tõsi, Euroopas suurusjärk 40 000 masinat seisid. Vedajatel olid mured, maaletoijatel olid mured, sest et ostetakse ju auto selleks, et sõitma panna ja raha teenima panna. Ja siis pöördutigi nagu ühisavaldustega IRU ja kes nad läksid seal komisjoni poole, et teeme midagi, võtame vastu mingisuguse otsuse, et pikendame või et kuidas nüüd saab. Siis terve, mõtleks, 6 aega läks mööda nii, et mitte midagi ei saanud ja siis riigid hakkasid omal initsiatiivil võtma vastu mingid pikendamise otsuseid, et näide, et maakonnaliini busse 10 tükki Rootsis taheti neid tööle panna, seadus oli jäik, seda ei saanud muuta ja siis Rootsi lõpuks lõi käega ütles, et me teeme ise erandi, et aasta lõpuni laseme smart-ühtidega teede peale. Et siis nüüdseks on vastu võetud Euroopa erinevate instantside poolt mingid soovituslikud juhised, et te saate siseriiklikult pikendada seda, kui jätkuvalt see vajadus peaks olema. Et kui Smart 2 ei ole saada ja seda mitte kauem kui aasta lõpuni. Ehk siis, et need riigid, kes olid edasi, et nad saavad lasta vähemalt need autod ja masinad nii-öelda sõitma. Jää on hakanud sulama sõidumeerikute mõttes ka. Kui siin on simulaatorid, siis siin laual, see on nagu vanasti, kes laua alt käis ikka varem kaup. Siin on ahjusoe. Kui inimene pöördub sinu poole, mul on Smart 2 vaja, siis sa võtad laua alt selle välja või? Jaa, meil on suured lauad. Vanakooli ikkagi moodi on ju. Ikka saab. Ega need transpordifirma mehed ongi ju vanakooli mehed. Ja, just, et tulevad sealt ja pulli peab saama, et katsume ikka huumoriga ja muredest võitu saada. See on nüüd tõesti, vaata kuidas läigib, nuusuta ka, see on hea lõhnaga. Vanasti oli need õunatooted, Apple'i tooted tulid karbist välja ja neil oli oma spetsiifiline lõhn. Minu arust nüüd on sõidumeerikutel, ka Stone Ridge'i sõidumeerikutel on hea lõhn, kui nad karbist välja tulevad. Jaa. Nupud klõbisevad. Jah, lõpuks ometi. Enam ei ole siukse sepiku sisse vajutamine ja mõtlemine, et kas nüüd tuli klõps või ei tulnud. Jah, vanasti oli niimoodi, tegid klõpsu ära, niimoodi näpuga lükkasid nupu alla, aga klemmini ei jõudnud. Ja siis nagu jusku tunne oli, et vajutasid, aga tegelikult ei vajutanud. Siis pidi tõõrutama selle näpuga selle nupu otsas nii kaua, kuni see on sisse vajutatud. Nüüd klõps käib, tead, et kindlalt asi läks alla. Jah, see on jah, eelmise nädala lõpus, täpselt nädal aega on see Eestimaa pinnal olnud. Kõikidesse Euroopa riikidesse veel võib-olla isegi ole jõudnud need sellisel kujul just järelturu mõttes. Palju sa siis praegu oled Smart 2 peale pand? Nüüd peale siis seda, kui see kuupäev kukkus. Me oleme pannud peale 14 tükki. Aha, okei. Nii et ikka siis vähemalt liigub, asjad toimivad. Kas nõudlus on praegu ju suurem? Kas sa nagu on nagu neid ka, kellele ei saa panna? On sul laos sees? Meil on soovidele on piisavalt. On jah. Nii et Eesti probleemi katab ära, et me Eestis saame öelda, et probleemi tegelikult ei eksisteeri. Super ju. Mina mõtlesin, et siuke laad käib siin igal pool, et sõidumeerikud ei ole ja tegelikult on see lihtsalt nagu siuke nagu võib-olla mõnes riigis. Niimoodi, kus on metsikult palju masinaid ja ei pruugi jätkuda neid. See suuresti sõltub ka sellega, et kui need sõidumeerikud töökoja mõttes on siis ka nagu, et nad ei tee seda 100% hingega. Eesmärk ei ole see, et me ei taha meid kiita, aga mõte on selles, et see on meie töö ja leib olla olemas ja kui me seda ka ei suudaks, mida me siis üldse suudaks? Et see ongi see, et miks me nägime vaeva,
et need asjad oleksid õigeaegselt meil olemas ja tõesti, et kui kellelgi karjuv vajadus täna käes on, siis jahukottidega ei saa veel, aga läbipaistvate kilekottide sees saab neid juba transportida, ehk siis vähemalt 3 saab küll juba anda kaasa kellelegi, kui ikka tahta. Et, ja need numbrid suurenevad, et me oleme teinud läbirääkimisi suuri, et meie liinid lahti oleksid ja oleme esindanud Eestit ja meie vedajad uue selles, et me ei jääks nälga. Et see on kõige õudsem, et hea küll, maksab, peab tegema Nõmme osalt, jõuame ilmselt arutada seda ka, et seal mündil on ka teised küljed, et aga nagu lõppkokkuvõttes on nagu, kui seda saada ei oleks ja kõik nõuavad, et ja auto peab seisma jääma, et see on nagu see kõige tumedam ots. Väga hea. Ja nüüd esimese saate poole saamegi selle positiivse noodiga ju lõpetada, et Smart 2 sõidumeerikuid on Eestis, kui sa ostad uue masina, seisma ei jää. Kui on vaja vanad sõidumeerikud välja vahetada, pärast hakkame sellest veel natukene rääkima, miks tasub sõidumeerikud välja valida ja välja vahetada ja mis aja jooksul seda ikka mõistlik oleks nagu teha. Aga praegu ikkagi Eesti hoiab lippu kõrgel, ei hädalda, teeme tööd, saame asjad korda ja Digimeerik on Stoneridge'i esindaja Eestis. Sul on käpp sees, sealt sinusugusele mehele need väiksed kogused antakse ikka ära. Muidugi, et näpu otsaga, et see ei ole küsimus. Okei, aga nüüd väike süke muusikaline vahepala ja siis tuleme tagasi. Ja. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. Kas ei ole mitte hea lugu? Üks parem. Täna kindlasti. See või? Okei. Joo. Jaa. Nii. Oleme kohal jälle tagasi siin Järva-Jaanis imeliste masinate, mootorite kõrval. No ma tunnen ennast nende silindrite ja kepsude ja mis asi see nüüd see oli, ventvõllide ja nukkvõllide vahel ikka nagu väga mõnusalt. Kuidas sul tunnen? No vägev, sa tunned seda, kuidas see raud õhkab su poole. Oota, aga pane, vajuta sinna, vajuta korra käima ka. Vaata, kas seal on üks mingi nupuke kuskil. Vaat seal. Punast ei tohi. Pane musta, vaata, kas läheb käima. Okei, välja lülitatud praegu. Aga muidu pärast paneme käima ka. Õiged silindrid käivad, V8, ma ei tea, mis siin kõik on. Krutiks siis ühe kiirusanduri ka kuhugi juba ära. Vaata, kiirusandru, oi. Vägev.
nii, aga väga hea. Smart 2 probleemi meil Eestil siis hetkel nii kriitilist võib-olla pole. Ei ole, vaata, see enne me lõpetasime sellega, et me oleme Stoneridge esindused, on ju. Aga meil on see väiksem vend VDO on ka olemas. Laua alt jälle. Et saame ka nendega hakkama, et ei ole. Aga tõesti jällegi lauaalune kaup. Ma küsin, kumb on parem, kas Stoneridge või VDO? Vanasti. See oli peale ketast ajastul. Tundus, et VDO on natuke parem, sest see esimene Stoneridge, see oli ju täitsa jube. Päris nui oli, jah? Ikka täitsa uskumatu inimesed, kes kasutasid seda X-iga Stoneridge'i, need silmaalused olid mustad. Ja mäletan täpselt, kui tulid need uuemad Stoneridge'i variandid, siis kus oli kaardi sisestamisel puhkus kuni praeguseni, siis ma nägin aasta pärast seda sama inimest, ta säras, tal oli eluisu oli tagasi. Eluisu oli tagasi, ta oli õnnelik, ütles, mis nii elul viga. Esimesed sõidumeerikad olid sellised, mis genereerisid rikkumisi igast uksest ja aknast. Ja politsei sellest ju aru nagu, ei olnud ka nagu vastutulelik. Et piisas ainult sõidumeeriku vahetusest ja olid ju põhiprobleemid kadunud. Ehk siis see VDO-l teatud probleemid nagu jäid. Aga ütleme niimoodi praegu vaadates, need koolitustel ka ja analüüsides ja proovides, testides kõiki neid sõidumeerikud, siis mõlemad meerikud on väga head. Ei saa kurta. Ei saa kurta. Mõlemal on omad vead, aga on ka head. Pigem on nad tootjad ka aru saanud, et mis ma suurest osast nagu võitlen üksteisega, et nad on ju näost on ka üsna samasugused, et kui juht satub üks päev Volvoga, mis on originaalis temaga või Scaniaga sõitma, mis on siin, et ta ei tunneks ennast nagu võõrkeha seal, et ta peaks seal hakkama õppima, et suures plaanis kohaned ikka, aga saad hakkama. Ja kumb on parem? Seda ütleb kasutaja. Jah, just, et see ongi, taandub sinna, et igaüks peab vaagima ära, vaatab hinnalipikut, vaatab seda, kust ta seda midagi saab, üldse saadavuse küsimus on lõppkokkuvõttes, et jah, meie Eesti kogused, aga kui on otsas, siis on otsas, siis tuleb seda panna, mida saab, aga suures plaanis lähevad nad kõik külge. Meil on head relvad, millega me need siin ära kleebime ja saab hakkama. Smart 2, mis täna on Smart 2, tuleb välja, on poolik Smart 2. Ma ootasin, et siit mingi maksakas tuleb kuskilt. Ehk siis, kas mida see nüüd tähendab? Ma lugesin uudist, et Smart 2 nagu ei olegi tegelikult täna veel Smart 2, et Smart 8 ta saab alles siis, kui sinna installida tulevikus mingisugune jubin veel juurde, programm lisatasu eest. Et mis see tähendab täpselt või mis värk sellega on? See on hea, et sa küsid. Äkki me saame selle folkloori enne pidama, kui see läheb nagu täiesti üle käte. Ja. Et need Smart 2, mis täna uutel on peal või mida me paigaldame või keegi teine paigaldab ja ikkagi on see Smart 2, siis see on õige asi. Et seal, tal on nimeks ülemineku tahograaf, aga see ülemineku tahograaf on sellepärast, et see positsioneerimine nüüd, siis me kasutame neid peeneid väljendid ja hästi keeruliseks läheb korraks, aga see, mis siis asukohta salvestab, GNSS. Satelliit. Jah, satelliitside ei ole täna Smart 2 turvaline. Lõppkasutaja jaoks on ta turvaline või ta ei ole turvaline, see on mingi tähtsust. Küll aga siis nagu põhimõtteline küsimus on seal see, et kas sõidumeerik saab katkematult aru, et ta suhtleb satelliidiga number X või ta saab aru, et ta lihtsalt suhtleb satelliidiga. Tema jaoks on nüüd see autentimise küsimus on poolik. Seda saab tulevikus uuendada, seda sõidumeerikut, aga see ei ole kohustuslik. Ehk siis, et kui sa täna saad paigaldame sellele ilusale valgele Scaniale, mis sul pargis on, paigaldame selle meeriku ära, siis see kehtib, see on õige, seda ei pea hakkama ringi lööma ja see uuendus ei ole kohustuslik. Juba vahepeal mõtlesin, et no selge, me paneme Smart 2 peale ja siis öeldakse, et meile see on tegelikult veel poolik, et poole aasta peales tuleb jälle ära vahetada. See on tõesti, et lugedes ja kuulates neid mõtteid ja asju, mis sealt ülevalt poolt Euroopa Liidust tuleb, et seal teinekord tõesti, pane kätte vahele see pea ja hakka nutma,
aga õnneks need nii ikkagi ei käi ja noh, mis seal salata, see Smart 2, mis siin nüüd on teemas, see on ju 8+ aastat olnud kirjas, et see asi hakkab juhtuma. Lihtsalt nüüd see on käes ja sellepärast see on siuke üllatus. Kuidagi kiirelt jõuavad kätte ja ei jõua tootjad vist selle tehnoloogia arendamisega järgi. Nüüd on fine, et nüüd on nagu hästi juba, et nüüd on ainult see, et peenhäälestamine ja liinid käima, et tuleb kasvavas tempos ja selle taha enam loodetavasti see asi ei jää. Okei, nii et ikkagi praegu see Smart 2 on see seade jääb, tulevikus on võimalik tarkvara värskendada sellel, mis iganes vaja. Just. Ja sinna tulevad, seadus ju ajas muutub, me kõik muutume ja kasvame, et võttagi tagasi see mobiilsuspakett, mis siin oli. Tulid ju ka erandid sisse ja tuues tagasi see lugu, et juht peab olema kompetentne, et seadus andis talle ju võimalused sõita ja teha rohkem, aga Van-Ameerika oli vanas tarkvaras ja tema hakkas siis seda piirama. Aga nüüd Uus-Ameerika on selline, mida sa siis vastavalt seaduse arengule saad siis uuendada, kirjutada talle uusi reegleid sisse, mitte nüüd iseseisvalt, aga perioodilise kontrolli raames ja 2 aasta tagant on siis uuenduste saadaval olekul, mõned on kohustuslikud tulevad ja mõned on siis sellised, mis on vabatahtlikud. Aga see, millised ja mis moodi see asi hakkab välja nägema, see veel siis on loomes ja töös, aga kõige tähtsam on siit võtta see, et kui sa täna selle Smart 2 kuskilt saad ja külge paned, siis hing on rahul, et see on õige asi. Smart 2 sõidumeerikutel on sisuliselt piltlikult öeldes peal 2 antenni. Mina seletan autojuhtidele seda umbes niimoodi. Üks antenn on see, mis suhtleb siis satelliidiga, nimetatakse siis GNSS. Ja teine antenn on siis see, mis suhtleb vastasosa poolega, ehk siis tee peal politseiga. Ehk siis see, nimetatakse seda varajase manipuleerimise ja avastamise kaugside. Siuke nagu pikk, mis asi see endast kujutab? See REDSRC või? DSRC. See on selline kopsik pisikene. Suhtleb nagu teemaksuaparaat põhimõtteliselt. Saadab hulga andmeid välja, kui mingi asi talt seda pärib. See on siuke nagu tikutopsi suurune mul praegu käes, kes kuulavad meid kuskil häälega, et tikutopsi suurune selline kandiline antenn siis või? Jah. Aga see on kuskil, kus see on? Klaasi peal, ees klaasi peal. See sama? Okay. See on 2,5 teip, peab plärts kinni sinna. Kui sinna panna hõbepaber ümber, kas teeme selle testi ära, mis siis YouTube? Siis on see vaikne. Aga ühtlasi on siis võimalik kohe ka omale sinna vestluskaaslane leida tee ääres, et just sinu juurde siia sõites rääksin välijuhiga ja siis politsei välijuhiga ja siis ta ütles ka, et alguses, kui need tulid, siis ka seda folkloori oli nii palju, et nüüd politsei saab kõik teada ja kõige eest hakkab trahvima ja isegi selle eest, mida juht pole teinud, selle eest ka. Ja siis hakatigi pulli tegema just täpselt see hõbepõberiga mul tuli meelde, kus ta rääkis, et pandi sinna igast värki ümber ja vahele ja ette ja taha ja siis ta ütles ka, et nagu mille jaoks, et tegelikult nagu see on kõigile avalik info, mis asi sealt liigub ja mis sealt ei liigu. See, mis oli nüüd siiamaani, sealt liikus kadu väike osa sellest andmehulgast. Sõiduki kiirus, mida saab nagunii selle fööniga mõõta, kui sa vastu sõidad talle, siis olid, et kas juhikaart on sees, kui ta sõidab, millal olid viimased rikkumised, millal oli viimane taatlus, kõik need asjad. Tehnilised? Jah, mida sa saad kontrollida siis, kui sa auto kinni pead, ukse lahti võtad ja aega raiskad versus see, et sa saad kontrollida seda sõidu pealt. Mina võtab, kui autojuhid näevad sõidumeerikus seal hommikul mingid veateateid ja vajutavad seal okei või mõnikord tuleb mingi anduri teade või tõrge, vajutavad okei. Politsei neid näebki. Samad need tõrketeated, mida sina oled põhimõtteliselt näinud ka ekraani peal ise eelnevalt, siis need samad andmed sisuliselt selle side kaudu politseile nagu liiguvadki. Ja siis politsei või see programm nagu toob selle esile ja siis politsei saab nagu otsustada, et mul on tunne, et see autojuht võib manipuleerida seal millegiga. Kui neid on liiga palju, neid asju. Jah, neid ongi nii palju. Kogumis on hästi palju, et siis saab. Ja nüüd see teine variant, mis siis Smart 2-ga tuleb, on see, et hakkab natukene rohkem tulema seda juhi tegevust ka läbi. Ja olid need pidev sõit oli üks, mis ma mäletan. Sõiduajad, jah, et nädal, päev ja siis 2 nädalat, need minu arust tulevad läbi.
aga kas puhkeaeg hakkab ka tulema? Ei hakka. Puhkeaja reegleid ta näitama ei hakka. see läheks paljuks Jah, ilmselt, see on- et kõik ei jõua sealt läbi lasta. Aga noh, kes teab nii, et tulevikus või mitte tulevikus, aga see mõte on selles, et muidugi see kõik see asi on kallis, see on vastik, keegi sunnib midagi peale. Aga kui sa mõtled nüüd selle peale, et nagu sa alguses ütlesid ka, et Eesti vedaja tegelikult juhi käitumine ja see töö ja puhkeajast kinnipidamine, et see on ju üle aegade parimas olukorras praegu. Mis tähendab seda, et kui nüüd see on lõpuks sunnitud kõigile peale, see Eesti ei ole ju ainuke, kellel seda peale läheb, see läheb kõikidele Euroopa vedajatele, kes rahvusvahelist teevad, siis need tüübid, kes enne külma kõhuga panid päts põhjas ja sõitsid läbi riikide, siis nüüd on ju olukord see, kus nemad peavad ka lõpuks hakkama töö ja puhkeaja reeglite järgi sõitma. Sest et kui sinul on kõik korras ja nagunii sul on need kõik korras, siis sind ei peeta enam kinni. Sind ei pea selleks kinni pidama, et hakata veenduma selles, kas sa oled hästi käitunud. See on ju näha. Distantsilt plaks korras, läks edasi. Neil on nii palju jantimist nendega, kes ennast punaseks ja lõhki sõidavad kogu aeg, et see, kes on õige mees, noh, see on ju vanasti öeldi ka, et ega õige mehe rinde ei hakka keegi, noh, et nii ta on. Ja see ühtlustab neid mängureegleid, kus Eesti on nagunii, ta on see ääreriik selles mõttes, selles Euroopa vedamises. Kogu aeg me peame kõige rohkem sõitma, kõige rohkem kütuse eest maksma, kõige rohkem autode eest maksma, see on selge, et me väikse riigina peame siplema kogu aeg. Aga nüüd on see vähemalt, et kui me teeme kõik õigesti, siis äkki meid kontrollitakse vähem. Seda muidugi. Lootus. Ja ma mäletan, kui Poola kolleegid, Taoskani tootjad rääkisid seda, kui see DSRC loodi, toimusid esimesed õpped Poola politseiga ja kui muidu politsei pidas autosid kinni lihtsalt suvaliselt, suur auto tuleb, peame kinni, äkki me leiame midagi sealt, on ju. Ja see kõik võttis aega ja siis tuli välja, et tegelikult ega tühja nagu tähja nagu polegi, eriti kui auto tuli Eestist. See oli asjata aja raiskamine, on ju. Siis nüüd selle DSRC abil nad pidasid kinni täpselt selle, kes tundus kahtlane, pidasid ta kinni ja oligi. Et ehk siis nagu politsei oli niivõrd õnnelik, et muidu oleks ta sellist tüüpi suvaliselt nagu kinni pidades pidanud võib-olla päev otsa passima või sinna ja siis ta on ju tige, sellepärast et kellelgi nagu õigeid rikkumisi ei ole, siis tekib ikka see sund, et miks ma sind kinni pidasin, midagi ma pean siit ikka nagu leidma, eks on ju, kas või miskitki on ju, lähme pisi asjade peale. Aga nüüd valin sealt arvutist ja suure tõenäosusega ma saan selle mingi rikkuja kätte väga lihtsa vaevaga. Ja see toimis. Nii et on avastatud läbi selle seada väga suuri patuseid inimesi. Mitte küll Eestist, aga ütleme Rumeenia poolt ja kes need sõidavad, kes ikkagi väga palju rikuvad tegelikult. Nii et kogu see sõidumeerikute areng baseerub ikkagi ainult sellel, et manipuleerimisi oleks vähem, et neid oleks parem avastada. Ja juhi kaitseks, miks see seade loodi 85. aastal, et juht magaks, et ei saaks teda lõhki tõmmata. Et arusaadavalt me kõik tahame teha nii kaua ja nii palju tööd, kuni me vähegi jaksame, aga reaalsus on see, et tuleb otsa vaadata sellele, et see on ju 40 tonni tee peal ei ole nalja asi. Absoluutselt. Smart 2 uued funktsioonid siis on siis need, et ka väiksed probleemkohad, aga kõigepealt siis riigi ületamisel, et ta on nüüd Smart 2 paneb automaatselt riigitähise sisse, sellesse riigi, kuhu sa oled sisenenud, seisma enam jääma ei pea. Mugav. Siiamaani sisuliselt kõikide masinatega, siis millega sa sõitsid üle riigi piiri, pidid jääma esimeses kohas seisma, minema menüüsse, uuematel mudelitel juba pakkus automaatselt seda välja seisma jäädes, aga siiski seisma jääma sa alati nagu pidid, et siis sisestada see riigisümbol ära. Nüüd saad niimoodi edasi sõita, et seisma jääma ei pea. Aga siin on üks aga. Mis aga seal on? Aga on nüüd selles, et me saame rääkida jälle nendest juhikaartidest.
juhikaardid, jah. kiibid. Et Jah. ma ei tea, kas me oleme samal pildil, aga kas sa tead seda, et Stone Ridge'iga seda muret ei ole? Ei tea. Vot. Ühesõnaga seletaks selle põhiprobleemi nagu lahti. Ma seletan Sain korra ka lahti. korra teha niimoodi, opa, vaipa sulle. Ühesõnaga on olemas nii palju, kui mina tean, eks on ju, ja meie kolleegid Poolamaalt on teinud katseid ja meid informeerinud sellest, et on olemas siis vanemad sõidumeeriku kaardid, ehk siis Generation 1, G1. Ja on olemas uuemad siis need, mis on siis Smart 1-ga tulnud, Generation 2. Ja need on siis esimesed Generation 2. Kui vaadatagi juhikaarti, siis sinu pildi all on seal olemas siis G2. Ja pildi all see G2 tähendabki generatsioon 2, aga nüüd need, mis on siis väljastatud enne 21. augusti 2023, need on kõik Generation 2 versioon 1. Sisuliselt tähendab see seda G2 V1. Ja nüüd tuleb välja see asi, et kes kasutab Smart 2 sõidumeerikut, aga kasutab veel vanemat juhikaarti, ta võib olla G2 küll, aga ta on versioon 1 või veelgi vanemat, siis nemad peavad siiski riigipiiride ületamisel seisma jääma ja tegema selle riigitähise sisestamise ikkagi ära, sest automaatselt see temal ei toimi, sest tal on vana kaart. Saan ma õigesti aru? Just, kiibile lihtsalt ei saa süsteemi kirjutada automaatselt peale, sest kiip ei lase seda teha, kuna ta on vana. Küll aga selle sama looga Stone Ridge'i puhul kirjutasid nad, et riigipiiri ületades see Stone Ridge võib veits köhida. Ehk siis, et ta ei tee seda sekundiga ära, aga ta suudab selle märkida ära sinna kaardi peale kui algusriik. Et ta ei märgi seda ilusasti nii nagu võiks, et riigipiiri ületuse mõttes, et see, aga ta märgib seda vanamoeliselt, ehk siis nagu praegu seda algusriik, et Stone Ridge nagu teeks selle ära. No, sellepärast ongi see, et ma tahan kiiresti seda katsetama hakata, et ma tahan selle, mis sul siin laua all või laua peal, see sõidumeerik siin praegu on, ma tahan selle oma veoautole peale panna ja minna Lätti, Leetu, Poola, kõikil igale poole katsetama. Ja vaadata, mis saab. Et see ongi see katsetamise küsimus. Ega ma ka lugesin ja mõtlesin, et huvitav, kas see on nüüd see, et liputan oma saba ja ütlen, et ma olen hea või päriselt ka on. Et see siis selgub nüüd täpselt sellega, et kui me selle järgmine nädal sulle peale ära paneme autole, siis järgmine film. Paljud asjad ongi katsetamise meetodid, et need asjad võivad tulla küll, aga meil ei ole seda infot ja üks katsetab, teine katsetab, analüüsime neid kaarte, vaatame, mis kaartide peal on, et siis alles hakkame nagu teada saama, nii et meie oleme ka alles nagu siuke nii-öelda katsetamise järgus oma asjadega, meil on simulaatorid, täna juba vaatad 10 tükki kokku, aga kuna me kasutame simulaatorites ka nagu need testkaarte täna, siis me need testkaarte programm nagu vastu ei võta, neid ei saa analüüsida. Seal on mingi muud probleemid, me ei näe täpselt ka, mis seal on. Me peame kiirelt nagu saama endale selle õige aparaadi, et viia nagu reaalsed testid läbi ja tuua tulemused nagu autojuhtidena, et siis sellega me muidugi tegeleme. Ja see ongi see on väga tänuväärt tegevus ka mõttes tehase mõttes, et nad ka ju arendavad ja testivad ja teevad. Aga läbi sinu katsetuste ja meie proovimiste me oleme ka saatnud igasuguseid nagu tegevusjuhiseid ja lugusid ja päringuid sinna tagasi, mis omakorda panevad inimestel mõtted kruttima, et see ei ole mitte niisama, et me ise endale selgeks teeme, vaid tegelikult see on väga tänuväärt tegevus sellega ka, et me arendame seda toodet oma väikeste sammukestega. Et sellepärast tasub. No selge, ühesõnaga, aga igal juhul head kuulajad, kui te sõidate Smart 2-ga juba, siis, ja teil on vana kaart, siis olge väga ettevaatlikud, te võite kaardi alla laatida, saatke fail mulle või Siimule, me saame vaadata, kas salvestuvad andmed sinna peale. Ehk siis see on praegu siuke kahtlane asi, ja kui peaks juhtuma see, et sind politsei kinni peab kusagil ja kontrollib Smart 2-ga, kas on piiriületused peal ja kui ei ole, tänu sellele vanale kaardile,
siis sa võid ju trahvi saada. Me ei tea kunagi ette, kes sind kontrollib ja mis tal nagu mõtetes on. Et siin ongi tuleb mängu see, et ei tasu tormata, ise läbi mõelda, kaaluda ja see kirja saatmine ja helistamine. Siis üks muudatus, uus funktsioon, mis see Smart Kaega veel tuleb, mis mulle meeldib ja paljudele ka, et kui sa lähed pikka otse sõitma ja kaart on kogu aeg sees, siis ja kaart on sees ööpäevasel puhkeperioodil. Sa jäid ju kuskil seisma mingisuguses asukohas ja hommikul stardid sealt sama koha pealt, siis see Smart 2 paneb sulle alguse ja lõpuriigi, mida sa täna oled teinud menüü kaudu käsitsi, paneb ka automaatselt. See jälle mingi väike asi. Aga palju, sest et see on jälle selline nokkimine, mida tee peal saab sulle ette heita ja sealt pealt edasi kerima nii-öelda. Minule sobiks see, sest ma unustan selle alati ära. Nii et hakkan sõitma, siis poole tunni pärast tuleb meelde, midagi ei tegemata. Ma ju sa ei ole veel trahvi saanud selle eest. Ei, ma ei olegi. Et siis ei ole meelde ka. See ei ole kinnistunud. Ainult trahv on see, millega kinnistunud. Lihasmälu. Täpselt. Siis üks asi veel, koorma peale ja mahalaadimiste sisestamine menüüs on siis uus menüü. Kas juhtide pidev küsimus minule? Ja. Siis ma alati saadan neid sinu manu. Ja. Kas see on kohustuslik? Ei ole. Ehk siis täna ongi selline olukord, kus koorma peale ja mahalaadimise sisestamine seaduse järgi hetkel kohustuslik ei ole. Nii et see on selline teema, et uurisin ja puurisin ka siit. Erinevad osapooled räägivad erinevat juttu, et on isegi sellised lähenemisi, et kui juba selline funktsioon on peal, et siis ju teda peaks siis kasutama ja ju teda peaks siis kasutama ka metsamees, piimamees ja siin Linnaliini bussi midagi taolist. Aga tegelikult mina ei ole nagu sellega nagu täna kaasa läinud. Ma ütlen autojuhtidele, et minu soovitus on järgmine, et kui sa tegeled rahvusvahelise transpordiga, pane siis need peale ja mahalaadimised ära. Ehk siis nendest sõltub kabotaaside, lähetusreeglite, cross-trade vedude puhul teatud reeglite nagu kontroll, mis saab olema lihtsam. Aga kui ma seda nagu ei tee täna, siin oktoobris 2023, siis ei ole ka sellist kohta seaduses, mille alusel mulle saaks nagu trahvi teha, et mul on selle tegemata jätnud. Aga et juba harjuda sellega, et selline nagu nii-öelda funktsioon on olemas, siis ma soovitan teha. Aga hoiatus, kui sa sisestad koorma peale laadimise ja maha laadimise sõidumeerikus, no vaata, et sa siis seda ei tee voodi märgi ajal. Siis on järjekordne see, et kuidas on voodi puhka ajal oled sa vajutanud mingit sõidumeerikut, see on ju kriminaal. Õudus. See on metsik, sa oled maailma ohtlikum inimene kohe. Ehk siis sul peab olema haamrid ja siis tuleb see ära teha. Sest et see on story, nagu mis peab olema. Ja kui sa siis teed selle ja seda vaadatakse, siis saadakse aru, et see on õige mees, see teab, mis ta teeb. Ja, ta on õigesti teinud. Nii et jaa. Aga üldiselt et see koorma peale maalaadimiste asi on mõeldud ja see ka ei toimi siis vanade kaartidega. Nii et eks me siin üleminekud on ja infod. Kindlasti on veel uued infod tulemas. Ma mõtlen selle poole pealt. Siis sellega on suures plaanis seaduse loomes ja trahvi ohu mõttes kiirus maas, sest et kaart kehtib 5 aastat. Kui see on väljastatud 23 algus, siis 28 algus. Et 28. aastast tänase mõtte järgi võiks siis olla see, et kui siis on mingid uued reeglid ja nõudmised kehtestatud. Tuleb silma peale hoida selles suhtes, et see korte, mis Euroopas annavad nõu sõidumeeriku alast, et seal ikkagi need miitingud asjad toimivad, et lihtsalt tuleb uusi uudiseid hoida silmad peal. Siis mida me oleme juba katsetanud nende uute sõidumeerikutega, simulaatoritega on siis reeglid. Et töö ja puhka reeglid on ka uued siia sisse genereeritud ja mobiilsuspaketiga siis üks asi, mis muutus, on see, et laevaerandit, et katkestusi, puhka ja katkestusi saab kasutada siis 24-tunnisel, 45-tunnisel pausidel. Vanemad sõidumeerikud sellest ju mitte midagi ei teadnud. Reegel kehtis, aga sõidumeerik seda ei oska arvestada
siis nüüd me oleme siin oma kolleegidega katsetanud ja tundub, et nagu toimib. Me ei ole küll saanud ise nagu laevadega sõita ja nagu päriselt, aga me oleme kodus simulatsiooni hoidnud neid käimas, nädalavahetused, mitmed on ebaõnnestunud katseid, millest aru ei saa, aga praegu me hakkame nagu pilti saama ikkagi ette, et need reeglid on seal nagu sees. Nii et ilusti nagu töötavad. Et see on. See nende laevarežiimidega on üldse üks õudukas on kogu aeg nende 7-4, 7-5 sõidumeerikud Stoneridžidest räägime ja VDO samamoodi, et insenerid on neid läbi siis 2006. aastast alates seda softi muutnud sealt, seda tarkvara. Ja siis see käitumise mehhanism on ka ju, et mingitega pead ühtemoodi, teistmoodi, et äkki see ka nüüd ühtlustub välja vahetades, et tulevad need loogiliselt arusaadavad sõidumeerikud ja kuna nad nagu välja vahetatakse, et siis ka see elu läheb lihtsamaks. Ja mis mind veel ja võib-olla autojuhtega veel huvitav, et see Bluetoothi funktsioon on sinna sisse genereeritud. Menüü kaudu on sul võimalik paaritada siis oma telefon. Selleks peab sul olema siis äpp alla laetud kuskilt. Mina veel leidnud seda ei ole hetkel. Aga sa saad selle paari panna niisama ka? Saab, me oleme pannud, aga mis teha saad? Ei ole nagu midagi saanud teha. See on vara veel, sest et eks need itimehed ka ise, tuled mingi särava idee peale, paned siin raua vahel arvuti käima ja hakkad genereerima, et kui see annab võimaluse luua juhile mingeid abistavaid rakendusi ühel hetkel tulevikus. Ehk siis hakata sellega suhtlema rohkem, mis me ei oska ilmselt täna veel ette ka kujutada ja välja mõelda, et mis sealt tulla saab, aga see on üks paganama äge. Ma arvan, et kui seal mingi äpp nagu tulevikus tuleb, siis tasub kindlasti vaadata, mis see on. Siiamaani on olnud ka meerikutel äpi võimalus või Bluetoothi võimalus läbi mingi spetsiaalse vaheliidese, nagu öeldakse. Aga ma olen proovinud, aga seal vajab mingit sisselogimisi ja kuidagi mingi keeruliseks alati läheb mingi otsa pealt ja siis ma mõtlen, ma ei viitsi. See tõkend on nii suur, et sul peab see jupstükk olema, siis sa pead selle sinna sisse saama, siis see on kadunud sul, kui sul see ook peale tuleb, aga teistpidi see, et klõps lahti ja ühendatud. Ma loodan, et see on mingi vaba vara, eks see on ju mingi downloadi või see, ma ei tea, kuidas see tahu äpp on ju, midagi taolist. Ja saad vabalt kasutada, et sa ei pea logima sinna tänna, mingit registreerima ennast, oleks lihtsam kuidagi. Aga eks näeme. Aga seda selgub, et sealt kindlasti tuleb raha eest ja kindlasti tuleb tasuta, et neid hakkab alles tulema. Ja lõpetuseks võib-olla seda ka, et 56 päevale lähevad siis kontrolliperioodid tee peal. Ja seda ka siis samal kuupäeval, ehk siis 31. detsember 2024, kui rahvusvahelistes vedudes peavad siis vanemad sõidumeerikud minema Smart2-le üle. Nii et... See on ka jällegi selline asi, mis ju ei ole nagu totaalselt uus, et UK-s on see, ehk siis Ühendkuningriikides on ju ammu see 56 päeva. Lihtsalt, et nad ei enforce'inud seda vist või ei rakendanud seda rahvusvahelistele tüüpidele. Minu arust seal see 56 on... vanast ajast juba, kas ketast ei olnud ka neil äkki 56 lausa. Et sealt mingi see 56 käis läbi sealt, et nad on proovinud seda üle võtta. Ja muidugi kõige tähtsam küsimus, millal ketas ära kaob? Ei kao. Miks? Sest et see on nii hea asi. Mõtle, kas täna keegi suudaks midagi sellist välja teha, mõelda üldse. Siin suudab mõelda nii palju või? Ei suuda. See, et kui sa võtad selle lahti, ja siis käib plinn ja vedrud löövad laiali need asjad sealt, et see on üks vägev asi. Et mulle lausa nagu, veel taastasime 85. aasta Mersut. Klient ostis selle Saksamaalt, ta oli tuletõrje auto, reservauto, läbisõit 35 000 kilomeetrit 85 aasta auto kohta. Halleluuja. Et see oli ju, seal oli uue naha lõhn oli sees veel. Ja aitsime tal peale panna selle sinna ja toimis ka veel, see kettaga pill, et kõik oli super. Aga ütleme niimoodi, kui rääkida selle sõidumeerikute vahetusprotsessi kontekstis, siis järgmise aasta lõpus rahvusvahelisel tasandil enam ketastega sõita ei saa, sest kettamasinad ju tuleb ka ümber vahetada Smart2 vastu. Aga siin ma küsingi kohe. Kas kettamasinat on võimalik ka asendada Smart2-ga? Jah. Kas seal on mingid andurid, mingid, kus kohast need signaalid tulevad, kas need on kõik nagu mingi tehniline võimekus siis olemas või?
võib tekkida mingitega selliseid väljakutseid, aga ma täna ületamatuid asju ei näe. Ehk siis me oleme igasugustele masinatele külge kleepinud sõidumeerikuid. Minu küsimus kohe järgmine. Kas mingisugusele Dodge Ramile on võimalik ka sõidumeerik peale panna, sest kui ta võtab ikkagi suure käru järgi ja teeb tasulist vedu, siis ta peab olema sõidumeerik peal. Kas on võimalik panna tavalisele sõiduautole digitaalne sõidumeerik peale? Jah. Ongi nii või? Jah. Oleme Ma olen öelnud kõigile, et ei ole võimalik. Oleme pannud. Me oleme pannud ameeriklastele, et ongi nipitama, aga see mõttes kõik lahendused on seal on olemas. mingi andur kuidagi olemas kuskile, kus ta seda signaali siis saab. On üks selline toode olemas nagu M1N1 adapter ja see ongi sellistele masinatele, mille käigukasti sisse ei saa seda pulkandurit panna. Ja siis võetakse see kiirusimpulsist. Ja siis kantakse see autost tuleb, igal autol on kiirusimpulss olemas, mis on siis tänapäevane nii-öelda, mis on elektrooniline. Ja kiirusimpulss siis läbi selle adapteri suudetakse teha sõidumeerikule arusaadavaks ja see on täiesti legaalne, õige asi ja viis seda teha. Hästi levinud on see Ühendkuningriikides ja Hollandis, kus ka Ford Rangerid, sellised kastiautod nendele paigaldatakse ja väga edukalt toimib kõik kena. Et mingit muret sellega ei ole. No tore. See üks küsimus veel, mis käib üleval kogu aeg. Nii. Et kas see jama lükatakse edasi? Ja. Räägi lähemalt. No mis sina arvad, kas lükatakse või ei lükata? Ma lugesin mingit uudist kuskilt siit siin üks päev, et kui nendega igal pool on mingid, lausa nimetavad kaoseks praegu seda olukorda, mis nende sõidumeerikutega nagu on, siis ja ülemineku sõidumeerikud siin, siis kaardid ei salvesta, et kas ei oleks otstarbekam seda kõike siis lükata mingi aasta või paari või võrra edasi, et jõutakse järgi oma tehnikatega ja saadavustega ja tarnetega. Ma ei ole selle kohta nagu väga kuulnud, ma tean, et neid asju nagu arutatakse ja ennem sa rääkisid, et erinevad riigisiseselt nagu teevad mingit ülemineku nagu perioode. Aga kuidas nagu, mis sina kuulnud oled? Keegi kõrgel tasandil ei taha ühtegi muutvat otsust vastu võtta, mis on paika pandud juba 8+ aastat tagasi. Selline hea näide või proovikivi oli nüüd käesoleva aasta suvi, et kus oligi see 21. august, kus me nägime seda, et 40 000 autot jäi seisma või bussi. Ja Euroopa üleselt ei võetud vastu erandit. Riigid hakkasid siis iseseisvalt kaitsma oma vedajate huve, et nad saaksid autodega liikuma, bussidega liikuma, aga siiamaani ei ole tulnud ja tõenäoliselt ei tule ka. See oleks pidanud septembri jooksul juhtuma juba, suvepuhkused läbi oleks pidanud tulema. Mis näitas seda, et isegi kui, see on tänasel hinnangul olemasolevate teadmistega, me ju ka ei oska tulevikku vist keegi näha, mina ei tea, kas sina oskad, aga mina ei oska. Et kui see peaks üldse juhtuma, siis seal peaksid mitu asja kokku langema, ehk siis, et tootjad ei ole suutnud aasta jooksul siis oma seda tootmist suuremaks saada, kas siis paigaldajad ei ole võimelised paigaldama, või mingisugune muu kolmas ettenägematu juht, aga tänase hetke seisuga ma ütleks, et mina ei näe seda väga, et Euroopa Liidul oleks soov ja tahtmine neid kuupäevasid nihutada. Sest et ta oleks võinud seda ära teha tegelikult selle käesoleva aasta jamaga ka, kus need autod seisid, aga te ei teinud seda. Ja siis hakkasid riigid iseseisvalt tegema. Eks see, kui see tuleb see otsus, see võib tulla täiesti viimasel hetkel ja see on teistpidi täpselt samamoodi, et see ei pruugi üldse tulla, sest see aasta ei tulnud. Miks ta peaks järgmine aasta tulema? Nii et järgmine aasta on selline ikkagi, ütleks niimoodi, et järgmine aasta on ikkagi see aasta, kus paljud sõidumeerikud tuleb ära vahetada. Kui sa jätkad töötamist sama autoga, see sõidumeerikute vahetus ei puuduta ainult Eestis sõitvaid masinaid, olgu veel igaks juks ära. Eesti omad ei tule teha ringi. Täpselt, et igaks juks mainime ära, et mõni veel jääb kõrvuse, et nad tuleb ära vahetada. Aga võib. Nagu selles mõttes, et kui sa tahad, kui sul on mõte selles, et sul on vana see X-iga tahograaf, sa ei taha seda enam kasutada, samas sa tahad ühel hetkel see maha müüa seda autot, siis see kindlasti suurendab seda auto müügi võimalust sul, sest et sul on olemas juba Smart 2 seal peal,
seda saab järgmine ostja, saab seda kasutada kus iganes juba. Et selles mõttes, et pigem panna sinna see Smart 2 kui see, et asendada ta samaväärse vanaga. Jaa, see on küll point nii-öelda. Point on olemas. Ja, aga jah, et tormata ei tasu, aga seda tähendab ikkagi see, et järgmine aasta tuleks seda asja ikkagi planeerida. Mina olen öelnud nendele just täpselt nagu sa alustasid seda lugu, et kes plaanib ikkagi transpordiga tegeleda, siis järgmiseks suveks tehtud. Järgmiseks suveks tehtud. Nii et Smart 2 tuleb nii või teisiti. Kas lükatakse või ei lükata? Jah, ja kui lükatakse edasi, siis ma arvan, et 10 aastat küll kindlasti mitte. Pool aastat. Võib-olla pool aastat on ju. Ära tuleb ta teha, kui jätta selle tähtaja lõppu, kõik ootavad, 31. detsember 2024 on järsku käes, kõik hakkavad vahetama. Siin on ju 2 jõulu ja 1 jaan on jäänud Eesti mõttes. Täpselt, siis juhtub see asi, et tähtajad kukub, aga sõita on vaja, vana sõidumeerik on peal, politsei kontrollib, nüüd peab olema Smart 2 ja kui ei ole, mis siis? No siis on ebaseaduslik vedu jälle. Kaabakas. Jälle. Rootsi politsei 6000 euri jälle trahvi ühe lihtsa asja. Ja see ongi see asi, mida siis inimesele kombeks asju teha viimasel hetkel, aga proovida, mitte. Okei, Siim, meil on aeg see sõidumeerikut panna siin pausi peale. Vaatan, et see uuel meerikul see menüü on jäänud suhteliselt sarnaseks Stouritsil, VDO-l samamoodi. Et üleminek autojuhi jaoks Smart 1 või vanematelt sõidumeerikutel ei ole midagi drastilist. Hästi tuttav menüüd, kõik on samad. Ja loodame, et Eesti autojuhid, kes välismaal või Eestis siin tööd teevad, vähemalt selle töö ja puhka sõidumeerikute kasutamisega on neil hästi kõik. Nii et ja läheb veelgi paremaks. Ja ei pea keegi muretsema, et midagi hullu toimub praegu või on tulemas. Lihtsalt need sõidumeerikud tuleb ära vahetada, midagi teha pole. Küsige nõu autoserdi käest, küsige nõu digimeeriku käest, et ei ole olemas lolle küsimusi, lihtsalt nagu loll on olla, kui sa ei ole küsinud ja siis sa mõtled vigaseks ennast sellega, et arutame, võtame teie autod pulkadeks lahti, vaatame, mõtleme kaasa. Teeme selle asja lihtsaks ja mõtleme teiega kaasa, et ei pea olema oma hädas üksi. Ja, nii et rõõm on seda kõike sinu suust kuulda. Ja nüüd ei olegi muud, kui hakkame otsi kokku tõmbama ja 6. oktoober 2023 täna oli tore päev toredate inimestega, eriliste inimestega. Meie podcast on mõeldud erilistele inimestele. Milline au. Tänan kutsumast. Aitäh veel kord. Palun. Väga vahva koht. Ja kindlasti kohtume veel. Kohtume veel, eks on ju. Räägime veel. Tuleb välja küll. Mulle täitsa meeldis ja näed, tund aega 18 minutit sai lobise täna. Järgmine kord 4,5. Hüva. Aga kõike head kõigile inimestele ja kohtumiseni siis järgmisel korral. Ja. Ole vapper. Travel along, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every dark and